Tere, armas teeline! On jälle uue mõtiskluse aeg ja tänase mõtiskluse ma alustan tekstiga Rooma raamatu 13. peatükist ja salm 8. Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada, sest kes armastab teist, on seaduse täitnud. Kaks suurimat käsku ehk siis seadust, millest Jeesus kõneles, on leida Mattuse 22. peatükis. Siin on siis jutt 10 käsust. 4 esimest kõnelevad armastusest Jumala vastu ja 6 ülejäänud armastusest ligimese vastu, ehk siis kuidas see armastus tavaelus välja näeb. Jumala 10 käsku on Jumala armastuse seadus. Loen 2. Moosese raamatu 20. peatükist 1. ja 2. salmi ja need ütlevad: ja Jumal kõneles kõik need sõnad öeldes: mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt, orjuse kojast. Siit kohe esimene õppetund: armastus vabastab. Enne igasugusi ootusi. Jumal vabastas Egiptuse orjusest oma rahva kord ja Jumal vabastab sõltuvusest ja patust ka täna mind ja sind, kui sa seda soovid. 2. Moosese 6. peatükk ütleb: seepärast ütle Iisraeli lastele: mina olen Issand ja mina viin teid ära egiptlaste teoorjuse alt. Ma päästan teid nende orjatööst ja lunastan teid oma välja sirutatud käsivarrega ning suurte kohtupidamistega. Mina võtan teid enesele rahvaks ja olen teile Jumalaks ja teie peate tundma, et mina olen Issand, teie Jumal, kes teid viib välja egiptlaste teoorjusest. Jumal vabastab ja viib välja orjusest, see on pühakirja sõnum. Jumal lunastab ja kutsub meid oma rahvaks, olema lepingulises suhtes enesega. Tema kannab meid kui kotkas oma tiibadel. 2. Moose 23. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte 3., 4. põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab 1000 neile, kes mind armastavad ja minu käske peavad. Siit teine õppetund. Me kuulume armastusele. Me kuulume Jumalale. Tema on meid loonud ja meid välja ostnud ehk siis lunastanud. Seetõttu pole Jumalale vastuvõetav see, kui mingid ebajumalad meie tähelepanu köidavad. Sina armasta Jumalat. Sinu ülim kiindumus kuulugu üksnes temale. Loeme edasi pühakirjast. Sa ei tohi Issanda oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab. Ja siit 3. õppetund. Armastuses on lugupidamine. Pea temast lugu kui oma loojast, kui oma päästjast, oma vabastajast ja kuningast. Austa tema nime. Filippi 2. peatükk ütleb, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui ka maa peal ja maa all ja et iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa austuseks. 2. Moose 28. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. 6 päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga 7. päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar ega su sulane ja teenija ega su veoloom ega võõras, kes sinu väravas on. Sest 6 päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas 7. päeval. Seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. 4. õppetund. Armastus peab meeles. 2. Moose 20. peatüki kohaselt peab meeles ka hingamispäeva, loomise mälestuspäeva. 5. Moosese 5. peatükk ütleb, et hingamispäev on lunastuse märk.
Teise Moose 31 peatükk teatab, et hingamispäev on ka pühitsemise märk. See on märgiks minu ja sinu vahel, et sa teaksid, et mina olen Issand, kes sind pühitseb. Armastus peab meeles Jumala loomistööd. Armastus peab meeles Jumala lunastust ja päästet. Armastus peab meeles Jumalalt tulevat uussündi südames ja elus. See oli siis 4 esimese käsu kohta, mida saab üldiselt võtta kokku sõnadega armasta Jumalat. Kuid kui meil jätkame pühakirja lugemist Teise Moose 20. peatükist, siis 12. salm ütleb, sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Issand sinu Jumal sulle annab. Ja siit 5. õppetund. Armastus austab, osutab lugupidamist. Kannab vanemate eest hoolt, kuulab neid ja osutab nende vastu lugupidamist. Võtab nende jaoks aega, võtab kuulda nende nõuandeid ja respekteerib nende kohta elus. Edasi pühakiri ütleb, sa ei tohi tappa. Ja Matteuse 5. peatükis Jeesuse sõnade kohaselt mäejutluses tapja on igaüks, kes kannab oma südames viha ligimese vastu. Ja siit 6. õppetund. Armastus kaitseb. Armastus hoolib. Kaitseb teiste elu, kaitseb nende elu, kes pole veel sündinudki. Kaitseb ligimese südant ja meeli, et need oleksid vabad vihkamisest. Edasi pühakiri ütleb, sa ei tohi abielu rikkuda. 7. õppetund. Armastus pühendub. Pühendu ühele kaaslasele. Pea temast lugu, võta teda sellisena, nagu ta on ja armasta teda. Hellita teda, pühendu vaid temale. Mehed satuvad vahest abielu rikkumisse, kui nad ei tee seadust oma silmadele. Tuleb ette olukordi, kus näiteks naiste meeltest tõusetuvad romantilised fantaasiad. Soovib, et abikaasa kuulaks sama hästi kui sõbra mees. Oleks sama hea pakkuja kui sinu ülemus. Näeks välja nagu see lemmikfilmi staar. Lõpeta võrdlemine, vaid seal on muru roheline, kus seda kastetakse. 8. õppetund. Armastus annab. Ärgu olgu sul harjumust vastu võtta kelleltki, selle asemel ole sina see, kes annab. Ära võta vastu raha, mis sulle ei kuulu. Ka mitte varandust, inimesi, kiindumust ja aega. Selle asemel sina anna raha, varandust, kiindumust ja aega. Luuka 6. peatükk tähendab, andke ja teile antakse. Hea, tihedaks vajutatud, raputatud kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi. Edasi pühakiri ütleb, sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana. Valetunnistaja, see sõna on tõlgitud heebrea keelest, mis tähendab kahjustav valetunnistus eriti kohtus. Valetunnistus võib süütuid ebaõiglaselt hukka mõista või süüdlaseid vabastada koguni süüst. Ja siit 9. õppetund. Armastus annab tunnistust. Me oleme kutsutud rääkima tõtt, kuid seda armastusesse. Mitte selleks, et varjutada tõde, kaunistada tõde ega rüütada tõde. Kõnele tõde armastuses. Edasi ütleb pühakiri, sa ei tohi himustada oma ligimese koda. Sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast ega teenijat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on. Siin pühakiri keskendub sisimas olevale suhtumisele, mitte nähtavale tegevusele. 10. õppetund. Armastus on rahul. Rahul abikaasaga, kelle Jumal on mulle andnud. Rahul koduga, millise Jumal mulle andis. Rahul tööga ehk teenistusega, millise Jumal mulle andis. Rahul andidega, millised Jumal on mulle andnud. Rahul sõpradega, keda Jumal on mulle andnud. Ei ihalda ega igatse midagi muud.
Philippi 4. peatükk ütleb, ma ei ütle seda puuduse pärast, sest ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on, ütleb apostel Paulus. Oskan elada vähesega ja oskan elada külluses. Olen kõigega ja kõigi oludega harjunud. Nii olema söönud kui ka nägema nälga, elama nii külluses kui ka puuduses. Ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks. Niisiis Jumala käsu aluseks on armastus. Sellest lähtuvalt ei muuda lunastus Jumala seadust kehtetuks. Pigem kinnitatakse seda veelgi. Jumala seadus ja Jumala 10 käsku on samuti pühad, nagu seda on ka Jumal ise. Esiteks, Jumala seaduses pole midagi valesti. See ei ole vigane. 19. psalmis saame lugeda, Jehova käsuõpetus on laitmatu, see kosutab hinge. Jehova tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks. Ja veel Rooma 7. peatükk ütleb, nõnda on siis käsk püha ja käsusõna püha ja õige ja hea. Teiseks, saatan on veendunud, et Jumala käske saab täita. Ilmutuse 12.17 teatab, ja lohe sai vihaseks naise peale ja läks sõdima nendega, kes naise soost olid üle jäänud ja kes peavad Jumala käske ja kellel on Jeesuse tunnistus. Kolmandaks, käskude täitmine on proovikiviks, kas keegi, kes tunnistab, et tunneb Jumalat, räägib ka tegelikult tõtt. 1. Johannese 2 teatab, ja sellest me tunneme, et me oleme tema ära tundnud, et me peame tema käske. Kes ütleb, mina tunnen teda, ega pea tema käske, see on valelik ja tõde ei ole tema sees. Neljandaks, milles on siis asi? Kas probleem on Jumala seaduses? Rooma 7. peatükk vastab, mis me siis ütleme? Ons käsk patt? Mitte sugugi, ent pattu ma ei oleks tundnud muidu kui käsu kaudu, sest ma ei oleks kurjast himust midagi teadnud, kui käsk ei oleks öelnud, sa ei tohi himustada. Viiendaks, kas Jumala seaduses on ainult 10 käsku? 5. Moose 4. peatükk vastab, ja tema tegi teile teatavaks oma seaduse, mida ta käskis teid täita, need 10 käsku, ja ta kirjutas need 2 kivilauale. 6. Jumal lisas 10 käsule pärast nende kirjutamist midagi. Kas oli see nii? 5. Moose 5. peatükk vastab, need sõnad rääkis Jehova mäe peal valju häälega terve kogudusele tule, pilve ja pimeduse seest, ega lisanud midagi juurde. Ja ta kirjutas need 2 kivilauale ning andis need minule. 7. Need on 2 põhjust, miks Jumala käske käsitletakse kui halbu ja nende pärast pahandatakse. Esiteks, uuesti sündimata ehk lihalik meelelaad. Rooma 8. peatükk ütleb, sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. Ja teiseks, patune loomus. Rooma 7. peatükk teatab, sest me teame, et käsk on vaimne, aga mina olen lihalik ja müüdud pattu alla. 8. Inimkond ei saa loomulikult kuuletuda Jumala seadusele, sest on olemas üks teine seadus, mis neid takistab. Rooma 7.16 ütleb, aga ma teen, aga kui ma teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et käsk on hea. 9. Paulus viitab veel ühele seadusele, mis takistab meil Jumala seadust järgimast. Rooma 7.22, sest seespidise inimese poolest on mul Jumala käsust hea meel, aga oma liikmetes ma tunnen teist käsku, mis paneb vastu mu mõistuse käsule ja võtab mind vangi patu käsu alla, mis on mu liikmetes. 10. Kui oleme vabastatud patust, elame uues reaalsuses, sest elava Kristuse tõttu saab võimalikuks Jumala seaduse järgimine. Rooma 8. peatükk ütleb, sest elu vaimu käsk Kristuses Jeesuses on siin vabastanud patu
ja surmakäsust. See on see, mida tähendab, et me pole seaduse all. Jeesus alistas inimloomuses oleva patuseaduse, et anda meile jõudu tema seadust pidada. 11. Armastuse järgi elamine on Jumala seaduse täitmine. Jumala seaduse järgimine ongi Jumala armastamine. Johannese 14. peatükk: kui te mind armastate, ütleb Jeesus, siis pidage minu käsusõnu. Ja 1. Johannese 5. peatükk teatab, sest see on Jumala armastus, et me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked. Johannese 15. peatükk: kui te peate minu käsusõnu, siis te jääte minu armastusse, nõnda kui mina olen pidanud oma isa käsusõnu ja jään tema armastusse. Ja Ilmutuse 14.12: siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Nüüd oleme näinud, et seadus ja arm ei vastandu teineteisele. Neil on hoopis eri ülesanded seoses Jumala armastuse ja õiglusega. Seaduse ja halastuse terav vastandamine viinuks muistsed iisraelised segadusse, sest nemad nägid Jumala seaduse andmist kui Jumala suurt halastust. Kui ümberkaudsete rahvaste nõndanimetatud jumalad olid tujukad ja täiesti ettearvamatud ning jätsid inimesed ilma võimalusest teada saada, mida need jumalad soovivad ja mis neile meeldiks, siis piibli Jumal andis oma rahvale väga selged juhtnöörid selle kohta, mis olid talle meele järgi. Ja see, mis on meele järgi temale, on täpselt see, mis on ülimalt hea kogu tema rahvale üksikisikutena ja ühiselt. Jah, seadus ei olegi antud selleks, et meid päästa patust ega muuta inimese südant. Oma sünnipärase patuse tõttu vajame vaimulikku südame siirdamist. Kuulake, kuidas prohvet Jeremia 31. peatükis sellest räägib. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt. Selle minu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enesele omaks, ütleb Issand. Vaid leping, mille mina teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes tunne Issandat, sest nad kõik tunnevad mind, nii hästi pisikesed kui suured, ütleb Issand, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Jeesus rääkis samal teemal Nikodeemusega. Ja Johannese 3. peatükist me leiame selle kõik kirjutatud. Aga variside hulgas oli inimene nimega Nikodeemus, üks juutide ülemaid. Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle: Rabi, me teame, et sa oled Jumala juurest tulnud õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Jeesus vastas talle: tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Nikodeemus ütleb: kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida. Jeesus vastas: tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha ja vaimust sündinu on vaim. Ära imesta, et ma ütlen sulle, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Nikodeemos kostis: kuidas see on võimalik? Jeesus vastas talle: sina oled Iisraeli õpetaja ja ei tea seda. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, me räägime, mida teame
ja tunnistame, mida oleme näinud, ja ometi ei võta teie meie tunnistust vastu. Te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest. Kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseid asju? Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale inimese poja, kes on tulnud taevast alla. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes maa, nõnda peab ülendatama inimese poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm temalegi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut. Ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Aga kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et tema tegusid ei valjastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Jumal ise oli see, kes uurendas 10 käsku kivilaudadele. Aga seadus tuli kirjutada ka Jumala rahva südametesse. Ideaalis ei peaks Jumala armastuse seadus olema meist väljaspool, vaid meie sees, meie sügavaimas olemuses. Jumal üksi saab kirjutada oma seaduse inimsüdamesse ja tema on oma lepingu rahvale tõotanud seda teha. Meie ei saa ennast seaduse pidamisega päästa. Meid päästetakse hoopiski armust usu kaudu. Ja see pole mitte meist enestest, vaid see on Jumala and, see on Jumala kingitus. Me ei pea seadust selleks, et saada päästetud. Me peame seadust sellepärast, et oleme juba päästetud. Me ei pea seadust selleks, et olla armastatud, vaid sellepärast, et meid armastatakse ning meiegi igatseme armastada Jumalat ja kaasinimesi. Samas näitab seadus meile meie pattu ja meie vajadust lunastaja järele. Juhib meid elus parimaid teid mööda ning ilmutab Jumala armastavat iseloomu. Kui sina tead, et pead sinagi astuma peatselt Jumala kohtu ette, millele sa siis kohtus loodad? Kas oma usinale ja ustavale käsupidamisele või hoopiski Kristuse õigusele, mis sind võib katta, kui sa seda soovid? Nagu sa näed, et armastuse ja seaduse vahelist seost ei saa üle hinnata. On tõsi, et pühakirja põhjal on armastus seaduse täitmine. Rooma 13. peatükk õpetab Paulus, et kes armastab teist, on seaduse täitnud. Olles loetlenud 10 käsust viimase 6 hulka kuuluvaid, teatab Paulus, et need on kokku võetud selles sõnas, armasta oma ligimest nagu iseennast. Tõepoolest, õpetab Paulus selgelt, et armastus on seaduse täitmine. Veel kord selgitab Paulus oma Galaatia 5. kirjas, kui ta ütleb, et kogu seadus sisaldub täielikult ühes lauses. Armasta oma ligimest nagu iseennast. Aga missugune armastus on seadust täitev armastus? Mismoodi see armastus välja näeb? Kuulake Jeesuse sõnu, mis on üles tähendatud Mattuse 23. peatükis. Häda teile, kirjatundjad ja varisserid. Te silmakirjatsejad, et te maksate 10 mündist ja tillist ja köömnest ning jätate kõrvale kaalukama osa seadusest, õigluse ja halastuse ja ustavuse. Üht tuleb teha, kuid teist ei tohi jätta kõrvale. Te sõgedad teejuhid, te kurnate välja küll sääsed, aga kaamelid neelate alla. Jeesus samastab seaduse kaalukama osa õigluse ja halastuse ja usuga. Just nimelt ühe käsuga, hingamispäevaga seoses näeme pühakirjast, et hingamispäev on lahutamatult seotud
vabaks laskmise ja õiglusega. 5. Moose 5. peatükis on hingamispäeva käsu põhjendatud sellega, et Jumal vabastas Iisraeli orjusest. Jumal tegi seda. See tähendab, et hingamispäev on midagi rohkemat kui loomise mälestusmärk. See on ka orjusest ja rõhumisest vabastamise mälestusmärk. Selle kontekstis, et inimene ei aja taga endale meelepärast, vaid nimetab hingamispäeva rõõmuks ning talle saab osaks rõõm Issandalt. Siin rõhutatakse armastustegusid ja kaasinimeste vastu õiglane olemist. Tehke head, toitke näljaseid, majutage kodutuid. Nende õpetuste alusel ei peaks inimesed, kes soovivad armastuse kaudu seadust täita, hoiduma üksnes pattu tegemisest, vaid nad ei peaks hoiduma armastamast, sest see oleks samuti patt. Armastus kui seaduse täitmine ei tähenda seaduse täitmist lihtsalt selles mõttes, et hoidutakse pattu tegemast, vaid selle lahutamatuks osaks on hea tegemine. Armastuse teod, mis edendavad ustavalt õiglust ja halastust. Jumalale ustav olla on midagi rohkemat, kui jätta ainuüksi seaduse kirjatähest üle astumata. Seega kristlus ei seisne selles, mida me ei tee, vaid selles, mida me armastuses teeme. 1. Peetruse 4. peatükk ütleb: kõigepealt olgu teie armastus südamlik üksteise vastu, sest armastus katab pattude hulga. Mida see tekst siis ütleb? Üle kõige, number 1 asi, kõige tähtsam, esmalt ja kõigepealt asja tuum on, kui sa peaksid kõik muu unustama. See on peamine, kas sa armastad oma ligimest. Paulus ütleb, ärgu olgu teil midagi kellegagi võlgu, kui et te üksteist armastate, sest kes teist armastab, on käsu täitnud. Aga need pole üksnes Pauluse sõnad. Jeesus ütles, uue käsusõna ma annan teile, et te peate, sa kuulsid, te peate armastama üksteist. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, et teiegi üksteist armastaksite. Mis on siis armastus? Aga kui oleks võimalik, et siia maailma maanduks külaline teisest maailmast ja valiks sind olemaks inimkonna saadik ja küsiks sinult, mis on armastus? Mida sa ütleksid talle? Eriti kui kõrvus kõlavad need sõnad, armastage üksteist üle kõige. Kuidas sina talle kirjeldaksid armastust? Pole ju olemas reeglistikku, tee seda või ütle seda. Armastuse sunnil on vahest vajalik öelda keerulisi asju, kas pole nii? Kuid lõppkokkuvõttes, armastus hõlmab ka raskete asjade tegemist. See, kellest piibel ütleb, jünger, keda Jeesus armastas, on pädev meile midagi ütlema armastusest. Ta ütleb, ma olen näinud armastust. Seda sinagi, kui vaid suunad oma pilgu sellele, millele tema osutab. Ja Johannese 4. peatükk 10. salm algab sõnadega, selles on armastus. Ahaa, siit ta nüüd tuleb siis. Ja ta jätkab nii. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema meid on armastanud ja on läkitanud oma poja lepituseks meie pattude eest. See tekst osutab väga selgesti Golgata mehele. Mina pole suuteline seda sõnadesse panema. Tule minuga ja vaata ise. Ja siis ta viib sind Getsemane aeda. Seal sa näed Jeesust kokku kukkumas sinu pattude koorma all. Ta võttis enese kanda sinu pattu, selle räpasuse, millest ta teab, et tema isa peab temast ära pöörduma, kui ta selle enesele võtab. Ta pöörab lohutusele ja kiitusele selja ning võtab sinu pattu enda peale. Ja evangelist Luukas teatab, kuidas Jeesusele mõjus reaalsus, et ta on kaotamas ühenduse oma isaga. Ja see ahastus oli sedavõrd kohutav, et ta higistas verepisaraid. Seesama Jeesus,
kellel enesel ei olnud mingit osa patust. Üks jünger, Jeesuse jünger, järgnes Jeesusele koguni kohtusaali ja ta kutsub sindki enesega sinna. Seal istub seltskond mehi, kes on motiveeritud saatanast, kõrgesti haritud ja lugupeetud religioosse komitee liikmeskond, milline on ühendanud sel päeval oma jõupingutused poliitiliste juhtidega, et täide viia ühisplaan võtta elu sellelt ühelt mehelt. Kuid Jeesus võinuks kogu selle süsteemi hetkega oma sõnaga paljastada. Ta võinuks neid täielikult rivist välja viia. Ta võinuks kogu selle projekti lõpetada ja öelda, minge minu juurest minema. Aga Jeesus soostus ahistamisega, peksmisega, pilkamisega, alandamisega, häbistamisega, valedega, mida temast räägiti. Jeesus oli jäetud ilma igasugusest toetusest. Ta ei taganenud oma otsusest. Ja seesama jünger, keda Jeesus armastas, viib sind nüüd edasi Golgatele. Ma ei arva, et olen suuteline seda küllaldaselt rõhutama. Kui soovid teada, mis on armastus, siis vaata Jeesusele. Vaata Jeesusele, kus ta ripub ristil. See on ainus viis armastuse mõistmiseks. Kui sa paned tähele inimese enese lähikonnas, võid näha armastavaid pilke, aga mitte õppida, mis on armastus. Kui hakkame taipama, mida pääsemine Jeesusele maksma läks, siis on meie vastus niisugune. Kuidas mina saaksin ligimesi mitte armastada? Ma ei oska sulle seletada, kuidas armastada seda naabrit, seda last, tänast sõpra või koguni homset vaenlast. Kuid ma saan tsiteerida esimest peatüki raamatust Ajastute igatsus, kus on öeldud, et ainult armastus äratab vastu armastuse. Armastus muudab maailma. Õige õpetus ehk õige doktriin veenab, aga armastus muudab. Jumal on armastus. Armastus on tema iseloom. Tema käsuseadus peegeldab tema iseloomu. Tema seadus on armastus. Ja samast raamatust Ajastute igatsus lehekülg 19 öeldakse, Jumala imeline armuplaan, lunastava armastuse saladus on teema, millesse igatsevad inglitki vaadata. See pakub uurimisainet läbi igaviku. Lunastatute ja langematute olevuste jaoks tähendab Kristuse rist uurimissügavuste ja laulude peateemat. Igaviku käigus saab üha selgemaks tõdemus, et Jeesuse näost särav au on ennast ohverdava armastuse au. Golgatalt lähtuvas valguses nähakse üha enam seda, et ennast ohverdava armastuse seadus on eluseadus nii maal kui ka taevas. Teisisõnu, nii toimib taevas. Ja meie issand igatseb, et nii toimiks ka maa. Ehk nii toimitaks maa peal. Kõik, mida me Jumalalt igapäevaselt vastu võtame, on meile antud selleks, et me seda jagaksime teistega. Kui sina ja mina keskendume vastuvõtmisele, kui mõtleme sellele, mida Jeesus tegi, kui me loeme sellest, mõtleme sellest, räägime sellest teistele, siis meis midagi muutub. Armastus teeb meis oma tööd. Armastus äratab meid üles. Kuulake, kuidas Galaatia 6. peatükk sellest ütleb. Aga mulle ärgu juhtugu seda, et ma kiitleksin muust kui meie issanda Jeesuse Kristuse ristist, kelle läbi maailma minule risti löödud ja mina maailmale. 2. Korintuse 2. peatükk, sest ma ei arvanud teie seas mitte midagi muud teadvat, kuid vaid Jeesust Kristust ja teda kui risti löödut. Ja Filippi 2. peatükk, olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes, kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune,
vaid loobus iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks. Ja ta leiti välimuselt inimesena, ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. Peatse kohtumiseni!